Soovitame puhtimis kasutada süsteemseid ja mitmekomponendilisi puhtimisvahendid, milleks on näiteks Paitan Trio või Celest Trio. Ja sellega me tagame siis seemnele nagu selle esmase kaitse nagu haiguste vastu. Kuigi seemne pinnal on endal piisavalt jõudu, jätkub seda ainult 5–7 päevaks, nii et tegelikult on väga oluline ka puhtimisvahendile lisada teatud toitained, mis aitavad nagu taimel paremini sügisel areneda. Me soovitame lisada puhtimisainetega koos aminohapetega vedelväetist, ruuterA-d ja humiinhapeid sisaldavat humistaari, mõlemaid 2 liitrit tonni seemne kohta. Ja põhjus, miks seda soovitada, on see, et see tagab ühtlasema, kiirema tärkamise külvijärgselt, parema juurestiku arengu, rikkalikuma narmas juurestikku, et juurte imamispind taimedel on suurem ja taimed saavad siis vett ja toitaineid paremini kätte. Ja need alguses vajaminevad toitained on kohe seal seemne juures. Teraviljade külvi on tegelikult sügisel jäänud paar olulist taimekaitsevõtet, mida tuleks kindlasti teha. Esimene neist on umbrohutõrje, et on väga oluline, et tegelikult ka juba sügisel saaks vili piisavalt konkurentsivabalt põllul nagu kasvada ja tal oleks piisavalt niiskust ja algust. Lisaks on meil levimas üha rohkem sellised umbrohud nagu näiteks rukkikastein, mille tõrjumine on kõige efektiivsem sügisel, nii et sügisene umbrohutõrje on väga oluline. Selleks võib tärkamisjärgselt kasutada kohe kas Komplet või Legacy Pro ja hiljem saab selleks kasutada ka Flight Fortet.